Jõu! Täna oleme Viimsis, siin oleme Sallu ja Kristo garaažis ja see ongi Sallu. Hei! Ja Kristo on seal taga, ta ütles, et tal on need pidžaama seljas juba, ta ei taha. Krambid. Ta ei jääks pildi peal. Ühesõnaga, me teeme täna 3 videot ja need 3 videot hõlmavad endas siukseid paberpatakaid. Ehk siis võtame ette, et mina tahan streeti sõita, vaatame üle, mis auto ma saan valida, mis reeglid ütlevad, mis see kõik maksab. Ja siis ma tahan semiprood sõita, siis vaatame jälle üle, võtame siit järgmise auto. Ja siis ma tahan prood sõita. Ei taha, sa ei jõua kinni maksta seda. Kas ma proodsse saan tegelikult üldse enne, kui ma pole semi sõitnud? Põhimõtteliselt saab, aga sa pead kvalifitseeruma normaalselt, siis on nagu saad sõita ka. Ehk ei saa. Ja nii ongi. Mul on siin streedi reeglid ees. Siin jookseb suur kiri veel üle, mis on, siin on kirjas kinnitamata, aga me jõuame selle punktini ka, miks see fail on kinnitamata. Aga me alustame hoopis sellest, et meil tuli mõte, me hakkame streeti sõitma. Esimese asjana, mis iga mees peaks tegema, peaks võtma, siin see tuleb kõik järjest siin. Mine võta reeglid lahti, kus sa lähed. Ühesõnaga, lähed sinna Internet Explorerisse, Chrome on vist tänaval kõigil, siis lähed driftime. Tegelikult on uus .driftime.ee, aga see ei ole avalik veel. No praegu on driftime.ee. See uus on palju mugavam kasutada. Driftime.ee, siis ülevalt menüüst võtad siin võistlejale, siis siin on dokumendid ja juba oledki siin, kus on siis 3 talvedrift läheb alt ära. Siin on street class, semi-pro class ja pro class. Väga tähtis on veel üldised driftireeglid, korraldusreeglid ja reeglid, kuidas pead käituma üritustel. Ühesõnaga, oled leidnud need ülessisid, võtad lahti, mis klassi tahad, siis prindid välja, nagu mina tegin, loed need läbi ja siis hakkad vaatama. Kõigepealt ei saa mõhkuga aru. No tegelikult on väga hästi on kirjutatud minu meelest. Ja mulle meeldib, et uus disain on see, et sul on siin väljamaa keeles ja on eesti keeles. Ehk siis, kui sa loedki seda eesti keeles, ütled, ma ei saa aru, siis korra loed seda ingliskeelset ka, siis äkki 2 peale saad aru. Ja kui ei saa aru, siis helistad. No sellega oli tõsine probleem, et aastaid oli kogu aeg, et lätlased tahtsid meile sõitma tulla, me tahtsime Lätti sõitma minna ja mitte keegi ei saanud aru, tegelikult, mis reeglid, kus maal on. Kokkuvõtteks siis see aasta panime kokku sellised reeglid, kus on siis mõlemakeelsed. Kõik klassid on mõlemakeelsed, nii et peaks palju lihtsamaks minema see arusaamine. Kui ei saa aru, siis päriselt helista nagu, et ära karda. Ja ma soovitan alati helistada, mitte kuskil grupis küsida, sest me oleme näinud seda mõnes Messengeri grupis ka, kus üks vend küsib, siis on 5 erinevat varianti, aga tegelikult kõik on siin kirjas ja kui see paber ei ütle sulle, siis ütleb sulle kas Sallu või ütleb sulle Gerhard ja kohe Henry Robert. Ja kohe jõuame ka, või see video lõpus lähme sinna ka, kus sa nende kontaktid saad. Nii, see video võib tulla mõne jaoks, et natuke igav on kuulata, aga kui sa tahad autot ehitada, siis kuula hoolega, sest ma luban, et ma käin kõik need punktid läbi ja loen need ette. Et teil ei oleks mingisuguseid arusaamatusi või küsib, neid tekib ikka, aga et oleks piisavalt selge. Nii et, esimene punkt. Lubatud on kasutada üldiseks müügiks toodetud tänavasõiduautosid, mida on tehtud siis 600 tükki. Ehk siis põhimõtteliselt sa võid kõike, ma ei usu, et keegi hakkaks mingit aruldasemat pilli võtma. Ühesõnaga, tänavasõiduauto, lihtne ja loogiline. Sobivate keretüüpide hulka kuuluvad kupee, sedaan, luukpära, kabriolett või universaal. Sõidukid, mis ei vasta ülaltoodud kriteeriumitele, peavad taotlema driftikomitee käest eriloa. Ehk siis, kui ma tahan kastikaga tulla, tegelikult saab. Mul on Nissan King Cab, 2.0 diisel, tahaks jubedalt sõita, reegel ei luba, aga kirjutan teile, ütlen kuule, kas saab? Siis pigem saad. No sellega on see, et nüüd auto vaadatakse üle loomulikult, et seal on, kui tal on täis sillad ja ta ei keera ja üldse nagu need kingkäbide asjad, eks ole, siis võib juhtuda, et me ei anna luba, sest see auto ei ole võistluskõlbulik. Aga üldiselt, kui sa näiteks ehitad omal ümber mingisuguse 4-rattaveolise väikse kastika, mis on näiteks Jaapanist või Ute või... Aga seda ma ei saa streedis teha. Utet, miks sa ei saa Utet? Ei, ümber ehitada. Nelikus tagaveoliseks. Nelikus Mis asja? Tohib või? Muidugi. No siis me jõuame sinna. Selles suhtes sa võid võtta omal Audi A8 ja panna tal esidifri kinni. Algselt nagu saad või pühenda. Kurrat, selleni me jõuame siis veel. Kõik muudatused, mida käesolevad määrused ja ohutustingimused ei luba, on keelatud. Ehk siis nii lihtne ongi. Kui siin ei ole sulle öeldud, et jep, sa võid seda teha,
siis sa võid seda teha ja kui siin ei ole nagu vaba ruumi ei ole jäetud põhimõtteliselt. Alati võib tekkida mingisuguseid küsimusi mingi ülilihtsa asja kohta, näiteks kas peegli värvus või mida iganes tekib mingi imelik küsimus, mida seal kirjas ei ole, sa võid seda alati küsida ja me leiame selle vastuse. Ja kui tehniline komisjon ütleb, et niimoodi sellega on lubatud, siis sellega on lubatud. Alati on parem ette ära küsida, muidu lähed siin esimesel võistlusele, sa oled juba raha kulutanud ja siis selgub, et mingisuguse eriti tobeda asja pärast sulle öeldakse, et kuule mees, me ei saa. Järgmine punkt. Ehitus peab olema tehtud kvaliteetselt, ehituse kvaliteeti hindab tehniline komisjon. Ehk siis laias pildis ära pimedas toas elektrodit keevita, aga kui sa oled väga professionaal ja see näeb tõesti välja, nagu öeldakse, et ma ei saa seda sõna öelda, aga kehv keevitus on kehv keevitus ja hea keevitus ei pruugi olla hea keevitus. Ehk siis tugev keevitus. Alati prooviga nagu siis ilus keevitus ei pruugi olla tugev keevitus. Siin keevitaja räägib. Kõik lisad, ümberehitused, lahendused, mida tõlgendab tehniline komisjon ohtlikena, loetakse ohtlikeks ja nendest raporteeritakse võistluse juhile, kellel on õigus auto võistluselt eemaldada. Ehk siis nii lihtne ongi. Kui nad vaatavad, et kuule mees, et see su istme kinnitus või mida iganes, tule kustuti kinnitus, see irdub kohe ja on ohtlik, see võib sulle pähe lennata, antakse võistlusjuhile teada ja võistlusjuht võib öelda, et kuule, tõmbad tuld natuke viisakamalt, aga umbes nii. Autoosade, mis käes olevat reeglites, on defineeritud kui vaba kasutus ja paigaldus peab vastama FIA lisa artiklile 252, 253. Vaba tähendab, et juhul, kui originaalne osa eemaldatakse ja vahetakse uue osaga, siis uus osa ei tohi omada mingeid lisafunktsioone peale originaalse töö põhimõtte. Oskad mingi näitega tuua või? No näiteks käiguvang. Käiguvang peab vahetama käike, et sa ei saa panna mingit õhuga käiku vahetust või mingit sükust asja. Et sa pead manuaalse käiguvangi panema manuaalse käiguvangi asemel, näiteks. Kõik autod peavad olema varustatud võistlusnumbrite võistlusjuhendiga ette nähtud reklaamkleebistega. Ja alati on mingi reklaamkleebistega ka mingi teema, ma ei taha panna, mul mingi nõme. Kas sa saate aru, et see reklaamkleebist, tänu sellele te saategi sõita antud summa eest seal võistlustel, sest see reklaam, need firmad on andnud ka ju oma toetuse, et see üritus saaks toimuda ja siis nagu seda peabki näitama, eksponeerima, nii et ärge vinguge nende reklaamid ja need käivad asja juurde, nii lihtne ongi. Õnneks on neid suht vähe. Mis siin veel on? Paigaldada kleebiseid, keelatud on paigaldada kleebiseid uste kapoti küljepaneelide kontaktpunktidele. Reklaamautol ei tohi takistada võistleja vaate välja. Ehk siis nagu on need low origin tüübid, need on UK Viirimaa vennad, neil on see aker on nagu, niimoodi on kleepse täis. Taavi Soomar sõitis kunagi selle täppilise bussi reklaami. Ja, need silmad olid. Väga äge oli, aga see ei tohi olla. Ei tohi olla. Nüüd on meil järgmine punkt ja see järgmine punkt ongi see punkt, miks see paks fail on veel kinnitamata. Ehk siis praegu ütleb see paber meile, alates 2023 peavad kõikidel street-klassi autodel olema rahvaspordi auto tehniline kaart. Miks see on veel kinnitamata? Sest täpselt tegelikult ei tea veel, mis saab. Streeti auto ei ole tavalises mõttes rahvaspordi auto ja tal ei pea olema ülevaatuseid ja põhimõtteliselt ei pea olema ka registris, sul peab olema dokument, mis tõendab, et see on sinu oma või lubatud sul kasutada. Aga täna siis lõpuks me saime Kuldariga nagu kokkuleppele, et ma teen omapoolse ettepaneku muudatusteks selle kaardil ja teeks siis street-klassi drifti auto tehnilise kaardi. Aga see on protsess, mis on käigus muude asjadega, mis seal tehnilistes on enam-vähem juba paigas. Nipet-näpet refireegel läks lappama kuidagi tõlkes kaduma, et põhimõtteliselt praegu võid street-klassis sõita Westlake'iga, aga tegelikult ikka street-klassis sa võid sõita ainult tänavarefiga, mis on täiesti tavaline. Tehniline kaart on veel küsimärk. Just. Ja nüüd hakkame minema siis siuke punkt nagu sõiduki kere. See ei ole päris see auto, millega vaadata, aga vaatame. Ühesõnaga, meil on siin siis Sallu talvekas, millega teoorias peale mõningat, modifitseerida. Paar tundi tööd võiks see olla täitsa legaalne street-klassi masin. Ja siis me võtamegi sellesi ette, näitame näpuga, et miks see on halb ja miks see on õige. Näiteks. Siit on just hea näidata seda. Jah, kere väljast poolt ja siia paneme lõigu ka seest poolt. Ehk siis esimene asi, varuratta augu, selle võid ära lõigata, sirge pleki panna. Ma muidugi ei tea päris täpselt, miks sa seda tegema peaks, sest tegelikult see on, kui see sul täiesti läbi mädanud ei ole, siis
see kaaluvõit on sul minimaalne kui üldse. Ei, see ei ole kaaluvõidus, see on ikkagi T36 pealt tulnud, kus sul tagaratta koobas ja tagaratta see aku kinnitus ja kõik see roostetab niimoodi läbi, et selle taastamine on mõttetu. Siis sa võid selle ära lõigata, aga lantsekad peavad jääma kuni lõpuni ja lantsekate otsas peavad olema originaalstangemordid. Ja kindlasti ära kasutage seal alumiiniumitega, pleksitega midagi, seal käib minimaalselt 0,8 mm plekk ja nii lihtne ongi. Nüüd, aerodünaamilised elemendid, spoilerid on lubatud ja need peavad olema turvaliselt auto külge kinnitatud. Siin on meil ehe näide, spoiler, küll väike tillukene, aga see võib olla ja on kinni ka, kõik õige. Ehk siis tegelikult sa võid panna siia selle moosiriiuli ka, kui sa tahad, aga see peab olema kinni. Ehk siis kui tehniline tuleb ja raputab, see talle pihku ei tohi jääda. Rattakoobastest on lubatud eemaldada plastikust isolatsioonimaterjal. Ehk siis logarid võin ära visata. Täpselt nii. Siis kui mul on seal, mõnel autol on tiiva ja ukse juures on siuke svamm, et sul ei tuleks müra ja kive sinna, selle võin ära visata. Tagant võin ka logarid ära visata. Tagant võib põhimõtteliselt seest tühjaks visata ja väljast samuti logarid ja kõik need, isegi E36 on näiteks need kütused tuulutuspaagid, mis seal on, need võid ka ära visata. Okay. Mida vähem vidinaid seal on kokkupuutel, mida rajalt korjata, seda parem. Sa mõtled selle peale, ei ole kokkupuuteid, drift ei ole kontaktsport. Aga kontakt on lubatud. Jah. Eelmised poritiivad, mootorikate ja pagasiruumi luuk võivad olla plastikust või mõnest muust komposiit- või kiudmaterjalist, aga algne kuju peab säilima. Kas ma võin panna skuubiga kapoti? Tuuningustanged ja tuuningukapotid on lubatud. Väga hea. Ühesõnaga, plastik, võid panna lebo. Tulemüür ja käugasti tunnel. Street klass on see ainult klass, kus tulemüüri ja käugasti tunneli modifikatsioonid on keelatud. Ei või sa sinna aamrit näidata, sa ei või mitte midagi teha. Tulemüüri peal peab olema kindlasti ka see ventika kaitsekoda, sest kui kapoti all läheb põlema, et see ei tuleks salongi ette. Ehk siis siin see plastik, mis siin käib, originaalis peal. Ja, aga street autol sa ei või isegi salongi ahju ära võtta. No ei tohigi, aga paljud võtavad selle plastiku ära. Okay, ja siis võistluse tehnilises otsivad mingisuguseid asju sinna asemele. Ühesõnaga, kate, otsige üles, ostke, pange tagasi. Turvakaar, siin autos on ka. Turvakaare kasutamine on vabatahtlik. Ehk siis, kui sa näed, et su sõbral on turvakaar, sul pole seda 500 eurot või isegi 700, mis tänapäeval küsitakse, materjalinnad on kõrgeks. Ma teen 6 sotiga. Tiigiga. Tulge, see on hea tiil tegelikult. Siis sa ei pea seda panema. Ja turvakaarel on lihtsad reeglid. Turvakaar peab asuma esiistmetest tagapool. On sõidukist tuleb eemaldada tagumised istmed ja tagumised turvarihmad. On. Turvakaar peab olema püsivat auto külge kinnitatud. Turvakaar ei tohi mõjutada mingil viisil reisijate salongi üldist funktsionaalsust. Kõik on ühesõnaga, ta ei tohi kokku puutuda sul mingite, ma ei tea, funktsionaalselt, mis siin on turvavöö näiteks, kui sa tahad peale tõmmata, et turvavöö kiilub sinna vahele kinni või... No siin on ikkagi silmas peetud seda, et iste ei oleks vastu turvavööd. Mitte vastu turvavööd, vaid vastu turvakaart. Aga samas turvakaar peab olema esimest tagapool, nii et tegelikult teoorias see ei saa isegi juhtuda mitte. Aga ikka, jah. Turvakaar ei tohi paikneda pea liikumispiirkonnas, ehk siis su peatugi ka ei tohi olla seal kaare sees. Turvakaare materjal peab olema külmalt töödeldud õmblusteta süsinik teras. Turvakaare peakaar peab olema vastavalt baaskonstruktsioonile toorust mõõtudega 45, 2,5 seinaga või 52 mm seinaga. Ja tagumised diagonaalid peavad meil olema 38, 2,5 seinaga või 40, 2 mm seinaga. No 45 võib ka olla tegelikult. Jah, suurem võib alati olla, just. Aga minu meelest see on fun fact oli minu meelest, et 38 milli toru, mis tundub kergem, on tegelikult raskem kui 40 milli toru. 38 on tegelikult möödanik selles suhtes, et kõik uued FIA reeglid, asjad hakkavad juba 40. Nii, turvakaare peakaar peab olema kinnitatud minimaalselt, siis peakaar minimaalselt 4-ga, M8 boldiga, 8 tugevusega ja seal all peab olema 3 mm terasplaat, mis on 120 ruutsentimeetrit. Suur. No tegelikult mõlemad plaadid peavad olema ühe suurused ja kattuma. Ja mõlemas peavad olema boldiaugud, kui on bolditav, kui on keevitatud, siis võib otse kere külge keevitada. Ja taga samamoodi 2 M8 volti, 2 per külg siis. Just. Ja 60. Võib ka 4 panna. Rohkem võib alati panna.
Turvakaare võib keevitada otse kere külge. Ehk siis, kui sa ei taha polte panna, keevita otse kere külge. Plaat läheb ikka vahele. Jah, plaat läheb vahele. Reeglikohane plaat. Edasi, kerepaneelid. Nüüd lähme nina juurde, sest siin see auto põrub. Auto välimus peab olema korrektne. Ei tohi omada mingit visuaalseid ega konstruktsioonisi vigastusi. Rooste on keelatud. Deformeerunud osad on keelatud. Katsed klaasid, otseselt vaata väljas, ehk siis kui sul jookseks mõra siit, no go. Ma pean enda vabanduseks ütlema, et see kapott käis lahti lihtsalt alles hiljuti, aga ikka juhtub. Lihtsalt roigas on see auto. Okei, sorry, ei ole On küll. Talveroigas, väga mõnus. Ja välimus peab olema selline, mis ei ohusta võistluse turvalisust ja selle mainet. Ehk siis ära suurt raketti kapotile joonista relakaga või kõik siuksed variandid. Nüüd. Sisetiiva esipaneeli, põhjapaneelide, tagumiste kerepaneelide ja katusepiilarite modifitseerimine on keelatud. Laias pildis, sa ära lõika seda kere. Nii lihtne ongi. Street-klassis sa ei lõika mitte midagi ära. Ainult ühte asja võid sa lõigata, kahte asja võid sa lõigata. Esimene oli see varruratauk ja teine on tagumised tiivakaared. Esimesed ka. Koopääred. 8 sentimeetrit. Aga siis sa ei jäta neid niimoodi, vaid see on selle mõtte, kui sa tahad panna sinna laiendid peale või midagi taolist. Ja selles suhtes, et kindlasti, kui sa lõikad ära, siis pead sa sinna laiendi panema ja laiendi alt ei tohi kindlasti tühjaks kõike lõigata, vaid sa võid 8 sentimeetrit maksimaalselt lõigata ära koopa äärt. Näite näppudega. Ehe näide. Nii nagu sellel autol siin on, nii sa ei tohi lõigata street-klassi autot. Aga sa võid, 8 sentimeetrit on, ütleme, niimoodi on 8 sentimeetrit, sa võid siit teha niimoodi. Ja siis sa paned siia kaare peale. Katust ja tagaosa paneele ei tohi panna plastikust, komposiidist või kiudmaterjalist. Ehk siis kõik on metall, pole siis vahet, kui see auto tuli alumiiniumkatusega, see on fine, sa ei pea seda terase vastu vahetama. Originaaliupid on originaaliupid. Kui sul auto tuli, sa sõidad M3-ga, millel on karbon katus, fine, see tuli tehasest niimoodi. Aga kui sul on tavaline 325 E92 ja siis sinna sa ei tohi panna M3 katust. Nii lihtne ongi. Iluliistud võid eemaldada. Ausutades ma ei tea, miks sa seda tegema peaksid, sest iluliistud näeb parem välja. Aga mõni tahab täis pahteldada, siledaks, clean-look. Ühesõnaga, sa võid seda teha. Järgmine, uksed. Uksed tuleb kerele paigaldada modifitseerimata tehase hingedega. Mul kohe küsimus. Kas ma võin need poldid välja jätta, et ma saan uksed ära tõsta eest? Ei, street-klassis sa seda teha ei tohi. Semi-proos on lubatud. Ustel peab kasutama tehase lukustusmehhanismi. On. Siis ukse sise- ja välislingi töömehhanism peab olema funktsionaalne ja juhile sõidukist väljumisest kergesti ligi pääsetav. Laias pildis siis jäta lingid oma koha peale. Ära näpi neid. Sees ja väljas. Jah, mõlemad. Uksi on keelatud asendada plastiku, komposiit ja kiudmaterjaliga. Me isegi ei tea ühtegi autot, mis teha, sest tuleks plastikustega, et saaks öelda, et sellega võid. Ei olegi. Aga üks märkus. Lätis on lubatud uksepolstrite eemaldamine. Meil see ei ole lubatud just sellel samal turvakaalutusel, et kui sa sinna otsa lendad, et sa ei saaks haigat. Ja sa oled ainult selle väikse vööga oled kinni ja kui sa sinna käed jäävad sinna vahele. Lätis on igast huvitav lubatud, aga me sõidame ikkagi koos. Lihtsalt nemad sõidavad oma tehniliste reeglite järgi, meie oma tehniliste reeglite järgi. Järgmine on meil põrkerauad, stanged. Kõik sõidukid peavad olema varustatud stangedega. Pole vahet, kas see on sul tuuningstange või originaalstange, aga stange peab küljes olema. Nii lihtne ongi. Ja stange all peab sul olema originaalstange tala. Täpselt nii. Kui sul tehasest on see pill tulnud stange amortidega, sul peavad olema need stange amordid. Ma lisaks siia veel ühe asja, et need üliägedad Poola tõstepunktidega raamid, mis on... Bashbarid, whatever. Selle võid panna originaal-amordi alla, ehk siis sa paned ta vastu kere, eks ole, amort läheb ikka sinna otsa ja stange tala läheb sinna peale, et sa võid selle bashbari ise ehitada või mida iganes, et saaks tagant tõsta vaata keskelt. Aga sa ei või originaaltala eemaldada? Sa ei või originaaltala eemaldada. Aru saada kõigil, jah? Kogu võistluse ajal peavad olema põrkerauad küljes. Põhjakaitsete paigaldamine on vaba, ehk siis sa võid panna omale selle suure tuuralumiiniumist pantseri. Ei, karbonist ikka, Evo. Ja põrkerauad tuleb sõiduk küll kinnitada minimaalselt 2, vähemalt 8 mm poldi abil.
mille kõvadusklass 8-8, kas on üldse nõrgemad Kui pilt on- olemas või? Igal pool on 8-8 kirjas, on olemas see on, nõrgemad pilti. vaata, see ongi sellepärast, et äkki keegi teeb puust mingi Bolti, aga ma tahaks selle koha pealt veel öelda see, et paljudel autode originaalkinnituses ei ole seda 8-8 Bolti. Ehk siis, kui sul on kõik originaalkinnitustega, siis sa ei pea mõtlema selle peale. Aga kui sa oled omal mingisuguseid modifikatsioone teinud seal näiteks Ongi tuuringstange. no originaalnaha võtad ära, uue naha paned peale, uuel nahal pole neid sinna plastiku vahele mineva kinnitusi, eks ole, siis peab selle juba Bolti lahenduse tegema õigesti. Selle reegli point on see, et sul ei oleks stange ees nipukate ja teibiga laias pildis. Et see su loo pealt ära ei lendaks teisele vennale klaasi, auto alla, variante on nii palju, tõmbab sul alt mingit soolikat, mitte endal siis, vaid autol tõmbab. Ühesõnaga, pange oma stanget kinni. Kõik kohad on soolikaid täis. Davai, let's go. Tõmbeasad peavad olema sõiduki ees ja taga. Aga sul ei või seda toru olla sinna. Võib küll. Originaaltala. See on jaa, siin on, oota. Ma ei taha näha seda, sul pole stange. Okay. Tõmbeaas ja selle kinnitus peavad vastu pidama vähemalt 1,5 tonni selle tõmbejõule. Näita tagumist. No, tagumine oli päris suur. Kui sõiduki tühimass on suurem kui 1,5 tonni, siis tõmbeaas ja selle kinnitus peavad vastu pidama vähemalt sõiduki tühimassi võrdsele tõmbejõule. No siin on päris pirakas see. Tõmbeaasa ava peab olema diameetriga vähemalt 50 millimeetrit. On see 50 millimeetrit? Jah. See on kraanakonks. Tõmbeaasa värv peab olema keretoonist erinev. Ilmselgelt see pole ainukasi, mis siin keretoonist erinev on. Kui tõmbeaas pole selgelt märgatav, tuleb lisada noolegleebis. Eks kui sulle meeldi see kollane, värvi mustaks, aga siis sa pead panema siia selle noole, et siin on aas. Näiteks mul ees on vaja aasa. Tõmbeaas võib kerekabarist välja ulatada maksimaalselt 50 millimeetrit. Võistluautotel ei ole aagis ja konksu kasutamine lubatud. Päriselt. Aga kuidas ma refid sinna rajale saan? Mul on ju see tikitreiler on järgi. Teisaldatav, siin on ka teisaldatav konks. Okei, ära reksid. Mootorikatte ja pagasiruumi luuk. Mootorikatte ja pagasiluuk võivad olla plastikust või mõnest muust taolisest asjast saata aru küll. Komposiit materjalist. Mootorikatte ja pagasiruumi luuk kinnitusel võib kasutada lisakinnitusi. Kui kasutatakse lisakinnitusi, tuleb eemaldada tehase poolsed kinnitused. Ehk siis, kui sa paned omale need ägedad aerocatchid, siis originaal asjad viska minema. Miks? Sest kui sa paned selle autoga võssa ja tuleb sul rajakohtunik, siis ta vaatab, et sul on need pinnid siin, teeb need lahti ja kapott ikka lahti ei tule. Ehk siis selle pärast põhimõtteliselt ongi. Ja kui sul on see originaal, las olla originaal, siis see rajakohtunik näeb, et pinne pole, ju käib salongist. Ja ongi kõik. Täpselt nii. See on üks esimese inimese, kes aru sai, miks see nii on. Peeglid! See on huvitav, et okei, street-klassi auto ma saan aru, aga näiteks T-Mac'is mõnel autol pole välispeeglid. Ikka tahaks ju näha, kuhu tagurdada inimeste vahele, kui manööverdad. Selles suhtes, et rajal neid ei ole vaja. Rajal ei ole peegleid vaja. Rajal on parem, kui sa peeglisse ei vaata. Aga peegliga näeb auto ilusam välja. Peegliga, no jah, vaata muusi Audisi on ju. Fui. Ühesõnaga, 2 välist tahavaate peeglit nõutud. Paigutad nii, et juht näeks mõlemal pool sõidukist tahapoole jäävad objekte. Originaalpeeglid originaalkohas on soovitatud. Hoolega kuulake sõnu, soovitatud. Ehk siis, kui sulle väga meeldivad need F1 style peeglid, kust ei näe mitte mõhkugi, siis sa võid need ikkagi panna. Aga originaal on soovituslik. Ja kole on. Välised tahavaate peeglid tuleb katta läbipaistva turvakilega. Ja põhjus miks? Kui sa jälle puruks sõidad, Ei. No, jah, põhjus siis on miks ju seda ühte suurt kildu on lihtsam korjata. ma hakkasin seletama, miks ei ole. Ei, see. Nii koledasti panime, et tõmbasime maha pärast võistlust. Aga jah, et sellepärast, et kui klaas katki läheb, ei oleks kõik kohad seda klaasi täis. Ja samas, kui on, nagu me räägime siis küljeklaasidest asjadest, siis no näkku ei tahaks väga klaasiga saada. Ja sellepärast on ka sõitjatel kindlad street-klassis. Haavad muidu igal pool. Me arvad, küll street-klassis on ood väiksed ja värki, aga siin ju sõber Martin Ojaste näitas, et selle väikse hooga saab väga kenasti ühe kompakti puhaga. Mis on naerad? 4 autot on juba üle katuse käinud meil. 4. Nii, aknad. Sõidukil peavad olema küljes originaalklaasid. Esiküljeklaasi ja tuuleklaasi läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Ehk siis siin võib mul olla täistoon, see on street-klassi auto, ja siin võib olla, tegelikult ei või midagi olla. Läbipaistev kile. Läbipaistev kile, jah. 70% on ju, see klaas ise on praegu juba mingi... Esiklaasile võid panna solar kile, mis on siis 27%. Esiklaasile on selles suhtes kile sees, et seda ei ole vaja kiletama hakata. Auto peab olema varustatud vähemalt ühe töötava sõitjate poolse tuuleklaasi puhastajaga. Kui sul tõesti on see hoovastik pooleks sellel 36, no siis... Üks peab ikka töötama. See on sõitjate poolse, ma just tahtsin öelda, et sul võib kõrval istuda. Või sõitjate poolne peab töötama. Külg ja tagumised aknad, need. Klaasist
esi- ja tagatuled, ehk siis kui sul on plastikust, siis see ei huvita meid praegu. Klaasist esi- ja tagatuled tuleb katta läbipaistva turvakilega, vältimaks avarikohal klaaskilide laia lendamist. See on klaas, siin peab olema kile peal. Aga need on olemas plastikuid ka, On, aga need on klaasid. Siis turvakile paksus tohib olla maksimaalselt 100 mikronit, tuuleklaas peab olema mitmekihiline triplex style. Tuuleklaas. Siia pead panema ikka kile ju. Täitsa tavaline tuuleklaas, siia ei pea panema kilet, sest siin on kile sees. See sama triplex style või? Ja, siia pead panema kile, sest siin ei ole kilet sees. Patkuslugu. Siia pead ka kile panema. Ja Pro-klassis peab ka kile panema nüüd siia. Võistluse ajal peavad kõik autoaknad olema suletud, võistluse ajal peab katuseluuk olema suletud. Aga, mis saab, kui mul kabrio on? Street-klassis kabrioga peab sul olema kõva katus peal. Kõva katus või? Jah. Pehme katusega ei Pehme või või? katus ei tohi tegelikult olla. Aga kui ütleme, et pole toodetudki kõva katust. Siis tehniline komisjon vaatab üle selle erijuhtumina, näiteks Mazda Miata, mis need pisikesed junnid on, neile kohati võib juhtuda, et ei ole üldse niisugust võimalust, aga samas neil on see päris tugevast materjalist katus, et Ja neil on tehniline komisjon otsustab seda. kaared ka taga veel, vaata. No just. Aga mis ma tahan öelda on see, et on küll hea aken, eks ole, ja suvel on palav ja nii edasi, aga see ei tohi lahti olla. Sorry. Nii edasi on meil veermik. Nii, veermik, vedrustus, esi- ja taga vedrustus. See on nii, miks see nii dünaamiliste ühenduste materjal? Ühesõnaga tähendab seda, et puksid nii, võib erineda originaalsest. Ehk siis sa võid strong flexid visata, kuhu tahad. See on fine. Vedrustuse modifikatsioonid ja tugevdamine on keelatud. Silla kinnituste kerepoolne tugevdamine on lubatud. Ehk siis põhivärk 36-46 tagasilla kinnituspolti juures tulevad mõrad. Sinna sa võid need plaadid keevitada. Aga sillatala ennast sa ei või tugevamaks keevitada. Tegelikult 36 peab seda tegema. Aga sa ei tohi. Ma tean. Aga ütleme niimoodi, et kui sa ei pane sinna mingisuguseid suuri tükke peale, me räägime praegu siis nendest 36 sillatala kõige tagumistest puksidest, siin, kus on see stabika kinnitus, tuleb niimoodi kõrv, siis selle vahe sa võid keevitusega uuesti üle lasta, kui ta on praguline. No praguline, siis on remont. Jah, sa võid remontida, aga sa ei tohi sinna plaati peale panna kahjuks. Roolisüsteemi liigendite modifitseerimine ei ole lubatud. Ehk siis roolilatil asjadel igal pool on sul need seibid vahel, mis on tehasest. Ei või neid piirajaid ära võtta. Piirajaid ära ei või võtta. Tegelikult sa võid panna seibe vahele sisemise rooli otsa ja lati vahele võid seibid vahele panna, mis oli 4 mm E36 näiteks. See annab sulle natukene seda rooli kiirust juurde. Nurka see ei muuda või? Mitte oluliselt, natukene. Aga see on lubatud. Vedrustuse algsed abiraamid, nende osade modifitseerimine on keelatud. Esivedrustus on lubatud kasutada kämberpleite ratta külgkalde reguleerimiseks. Samuti on lubatud 36 panna seibid amordi ja käänmiku vahele, sellega muutub ka siis rattakalle. Õõtsoova kinnituspunktide muutmine ei ole lubatud. See on ju lihtne ja loogiline. Ei tohi panna ka Weissfäbi reguleeritava tunipooli, ei ole lubatud. Ainult siis sul on 36 variant M3. M3 oma, mis on 68 kraadi. Ja. Stabilisaatorid on vabad, amortisaatorid on vabad, aga tüüp peab jääma sama. Ehk siis laias pils, kui tehasest on lehtvedrudega pill, siis lehtvedru peab jääma. Aga kui sul on, samamoodi toome 36 näite, sul on amortvedru eraldi, siis sa võid panna true coiloveri, mis on siis vedru ja amort koos, aga ülemine õõts peab jääma ikka originaal, kus on see vedrutaldriku koht sees. Täpselt nii. Ülemiste õõtsooba muuta ei tohi. Algselt kinnituspunkte võib tugevdada, aga nende asukoht peab säilima. Ehk siis võid plaadid peale keevitada, aga asukoht peab jääma sama. Tagasild. Algselt nelikveolist autot võib ümber ehitada tagaveolisteks. Sul oli õigus, jah? Võid küll Audiga tulla sõitma. Ja siis pead vaatama siin 2.4, 3.1 ja 3.3 esitatud nõudeid. Need saate siin üle vaadata. Kõik on seal olemas. Ja igat ümber ehitus hindab võistluse tehniline kontroll. Esi- ja tagavedrustuse abiraamid. Vedrustuse algsete abiraamide ja nende osade modifitseerimine on keelatud. Tagavedrustus on lubatud kasutada õõtsova reguleerimiskomplekti, camberarm. All. Nissanil on natuke teistmoodi, aga Nissanil on ka lubatud seda ühte kasutada seal. Õõtsova kinnistuspunkt muutmine ei ole lubatud. See on siis see, nagu 36 tuuakse see diffri juurest õõts alla poole, siin ei ole seda lubatud. Sa ei tohi seda teha, siis sa ei tohi õõtsoova esimene kinnitus, eks ole. Pannakse tihti peale, tahetakse panna need järelturu... No millega saad kokku jooksunormilt keerata? Ei tohi panna. Okay. Auke suuremaks teha ei tohi. Kereküljes auke muuta ei tohi. Ehk siis see tükk peab olema originaal, mis on 36 õõtsal, kuhu see puksiga sisse läheb sinna
karbi sisse. Ei tohi muuta. Okay. Ja sellega seda jälgitakse ja sellega eelmine aasta ei oldud nii karmid, siis see aasta on karmid sellega. Kokkujooksu ei tohi keerata tänavaautol juurde. No nii palju kui teha, siis saad. Täpselt nii. Siis meil järgmine roolivõimendi. Roolivõimendi anumal peab olema tuulutus. Siin on anum, siit jookseb tuulutus sinna Siin peab filter ka otsas olema. catch-tangi laadse tootesse. Roolivõimendi anuma tuulutus tuleb paigalt turvalisse konteinerisse, mis on varustatud õhutusfiltriga rõhu väljutamiseks atmosfääri. Meil ei ole filtrit siin. Siin on filter puudu, aga muidu on olemas. See on eelmise aasta reeglite järgi oli okei. Ja siis sa pead selle niimoodi tegema, et kui su pilli üle katusega keerad, et see õli välja ei jookse. Ehk siis kui natuke norida, siis see voolikute kinnitus ja sinna see sisse tuleks, see võib ära tulla. Aga laias pildis saate aru, pange roolivõimule anum, mis on filtreeritud. Pidurid. Algne pidurisüsteem tuleb säilitada. Kasutada võib hydraulilist käsipidurit. See on ainukene modifikatsioon, mis sa võid pidurisüsteemile teha. Sa võid panna topeltsupordid eraldi kinnitusega. See läheb kässari alla laias pildis. Ja siis ongi teine hydrauliline pidurisüsteem on lubatud täielikult eraldi seisva süsteemina. Ehk siis sa ei pea panema seda jadasse, jadaühendusse ehk siis läbi jooksuga, vaid sa võid panna eraldi potskaga selle kässari. Ja topeltsuppordi kinnitused võivad olla, aga need peavad olema polditavad. Enam ei ole lubatud keevitada neid kinnitusi. Ehk siis peate ise mõtlema või tellima omale need adapterkitid, et saaks lisa selle supporti. Põhjus väga lihtne. Paljud õõtsoovad on valumalmist. Valumalm on rabe, isegi võib 0,5 sentimeetri sügavuselt ära murduda. Ehk siis ükskõik kui hea keevitas oled, ei pruugi pidama jääda. Ja käsipiduri vedeliku mahuti peab olema suletud. Nüüd väljad, välja suurus vaba. Pane kui suurt, kui väikest tahad sinna alla. Välja rehvi vaheliste lisalukustite kasutamine on keelatud. Sinna alla käivad siis ka mingid rehviliimid ja asjad. Ja. Siis rattad peavad olema kontrastset värvi või peab igal väljal olema erinevad värvikleebised. Väljakodara kleebised peavad olema minimaalselt 2,5 korda 10 sentimeetrit. See on hindajate jaoks. Kui sa kasutad jalapidurit või käsipidurit, siis hindaja näeb ratta kiiruse muutumist. Siis komplektne ratas, velg plus ref, poltkinnituse võid muuta tikkude peale, aga eeldusel, et kinnituspunktid, nende arv ja keermete diameeter ei muutu. Komplektsed rattad, velg plus ref ei tohi ulatuda välja poole auto perimeetrit. Mul tekkis kohe küsimus. Ma olen näinud, et müüakse, saad osta neid rumme näiteks 36, et oleks 5x14,3. Võin rummud ära vahet, et ma saan nende workmeistritega sõita. Kas 36 müüakse või? Taga... No, ma olen USA YouTube'is näinud. Ma arvan, et see ei ole probleem. Põhimõtteliselt see, et sa ei puuriks neid vist tegelikult ise ei juurde tekitaks auke ja ei paneks 4 poldi, kuigi peaks olema 5. Samamoodi S13, paned S14 rummud, saad 5x14,3. See on fine. Ära lihtsalt ise 30 vahetad ära. Samamoodi. Nii, rehvid. Tagarehvi tööpinna maksimaalne lubatud laius 205 milli, vastavalt tootja märgistusele. Lubatud on siis kasutada, nagu eelmine aasta, ainult tänavarehve. Tänavarehv võib olla ka UHP, ehk siis ultra high performance, aga see ei tähenda seda, et ta on poolslik, slik, vihmarehv, mis iganes tatine pehme rehv. Kasutame rehve, mida on võimalik osta meil kõigil jaeturult siit. Ja, rehve, mis sa tahaksid ka alla panna oma isa laada samarale. Kui see pole ringraja, see sama. Ja kui on mingisuguseid küsimusi seos rehvidega tehnilise poole, tehniline vastakus tohib kasutada või tohi. Järgmine punkt on midagi mõne punkt. Clearance. Kui auto ühel küljel asetsevatest rehvidest on õhk välja lastud, ehk siis siit laseme õhu välja. Just, mõlemal rattal. Mõlemal rattal tohivad maapinda puutuda ainult rehvid ja väljad. Kontrollimisest tuleb eemaldada auto ühel küljel paiknevatest rehvidest ventiilid. Test tuleb sooritada tasasel pinnal. Testi järel on võistluse korraldaja kohustuseks rehvid taas täita. Ehk siis siin Hotboyd ja Stansi vennad te kahjuks Eesti driftil sõita ei saa. Aga oletame, et sa sõidad 17 tolli rattaga, kus on rehv on 40. See on protsentuaalselt 205-st 40 on circa 8 sentimeetrit. Selle kokku ka nii palju jääb järgi, ütleme 4 sentimeetrit. Sul peab põhjakliirents, sul on 4 senti. Küljekarbi kliirents 4 senti, et sa ei saaks läbi. See on laias pildis. Rehvid lastakse tühjaks, kui põhi vastu käib, auto liiga madal. No, ma soovitan, hoidke autod ikka normaalsel kõrgusel ja arvestage, et te sõidate ka välja, et street class ei ole pro class. Rehvide vastavust nõuetel kontrollitakse kogu võistluse väitel stardirivi alas. Mootor.
mootor, selle tüüp, valmistaja asukoht, algse ruumi piires on vaba, kinnituspunkte kerele võib lisada. Jah, engine swap on lubatud, aga see ei või sisselõikeid teha, ehk siis sa pead mahutama selle ära nii palju, kui originaalis ruumi on. Kõik vedelikusteemid peavad olema lekkevabad. Karterituudus peab säilitama oma algse töö põhimõtte. Juhul, kui mootori õhu sissevõtusüsteem on originaalist erinev, peab karteri ventilatsioon paigutama turvalisse konteinerisse, mis on varustatud õhutusfiltriga rõhu väljutamiseks atmosfääri. Väga keeruliselt sõnastatud, ühesõnaga, kui sul originaal see karterituul on muudetud või sa ei saa seda kasutada, siis kasuta oil catch tanki. Nii lihtne ongi. Filtriga. Kinnist oil catch tanki ärge kunagi kasutage. Jahutussüsteem. Muutmine vaba. Süsteem peab olema suletud ja lekke vaba. Võistluse ajal lubat kasutada automaatseid veepihusteid, kuid need ei tohi lekkida võistlusajal ega võistlusalale. Ühesõnaga, sa võid panna omale aknapesu paaki, paned vee ja siis paned siit vooliku tood siia ette. Radika ette. Ja. Aga see ei tohi maha tilkuda. Ühesõnaga, tegelikult ärge kasutada. See läheb keeruliseks tegelikult. Nagu kui te välja mõtlete, siis tulid. Jahutussüsteemi radiaator originaal asukoha muutmine on keelatud. Jah, väga oluline punkt. Radikat sa ei või ühesõnaga, kui sa paned siia, mis ma seletan siis? Kui sa paned Mul on näide kohe. Mul on näide. E34 radikas ilgelt ja suur lahmakas jäme, lõikavad lantsekatesse augud sisse, et mahuks ära. Ja. Ei tohi. Teine variant, ostad 4M6, paned M60 peale, pole raha, et seda õigesti paigutada, paned selle siia poole esisilda ja siis sa pead selle radika siia sisse viima, ei tohi. Ei tohi. Aga see jahutussüsteemi muutmine, et on vaba, see tähendab seda, et sa võid panna siia aluradika. See pole teema. Sa võid panna aluradika siia, aga asukoht peab ühe maja. Yeah. Griffinil on muide täitsa BEM-il olemas. Jahutussüsteemid täidetakse ainult veega ja jahutusvedeliku lisandid nagu Neo, Keep Cool, Redline, Waterwetter on lubatud. Kütusesüsteem, väga tähtis. Mootori seiskamise korral peavad elektrilised kütusepumbad välja lülituma. Nii lihtne ongi. Keerad võtmist auto välja, kütsipumbad jäävad seisma, ei ole mingid lisanuppe sul ja mingit möllu. Kui on elektrisüsteem ümber muudetud, siis peab see massilülitus toimuma. Suur massilüliti. Algselt kütusepaaki ei tohi asendada, ehk siis kõik sõidavad originaalpaagiga. Nüüd paljudel on olnud see vahepaagi küsimus. Kui on mingi turbo ümberehitus midagi tehtud, siis vahepaak on oluline ja vahepaagi küsimus küsige üle tehnilisest komisjonist. Nemad vaatavad selle asja üle, kas see vastab mingitele nõuetele ka või sa oled selle teinud Fanta pudelist. Ehk siis see on individuaalne. See on tähtis individuaalne, peab asuma kindlasti sõitjate ruumist väljas, ühendused, paak ise peab olema tehtud professionaalselt, korralikult. Tehniline otsustab, kas sa võid seda kasutada või mitte. Kütusega ainult bensiin ja diisel, mida saad osta tanklast, jaemüügist, E85, E100, mida iganes toiduõli kasutada ei tohi. Sportkütused ka mitte. Jah, bensiin ja diisel, kõik. Väljalaskussüsteem vaba, aga müra ei tohi olla rohkem kui 100 detsibellit mõõdetuna poole meetri kauguselt summuti otsast 4-5 kraadise nurga all 4500 pöörde juures. See on 15 detsibelli rohkem kui eelmine aasta. Ja see on sama number, mis on Semis ja Pros ju. No mida sa teed? Lärisevad kõik ju. Summuti otsi ei tohi ulatada välja poole auto gabariiti, ehk siis jälle JDM fanboyd, sa ei või panna sinna taha 2 pikka shotgunni ja sissepoole ei tohi ulatuda rohkem kui 100 mm, aga ma ei saa aru, miks sissepoole üldse sest vingugaas tuleb salongi. Kõik sõidukid peavad olema varustatud toimiva tagurpidi käiguga. Käigukast diferentsiaal on vabad, kuid sõiduk tohib olla ainult tagaveoline. Käigukast ja diferentsiaal on vabad. Jah, sa võid tellida omale mitte Samsonase, vaid Gearmotivi, sest come on, Samsonas on väga hea, Gearmotiv töötab ka paremini ja siis differ on ka vaba, ehk siis kui sa mahutad sinna alla, sa võid Wintersi sinna alla panna, aga see teoorias ei ole võimalik. Silla-tala modifitseerimine on vajalik Wintersi jaoks, kahjuks ei lähe. Aga selle Gearmotivi Samsonase Bolvergi võid panna lebolt. Ja kastil diffril peab olema ventilatsioon, siis mahutisse ja samamoodi filter, üle katuse käid, välja ei tohi joosta. Sidur on vaba. See on ka päris huvitav, et sa võid panna, ma tulen selle M50B20-ga, panen sinna Tiltoni 3-ketse siduri Samsonasega ja on hästi. Põhjagaasiga teed asja. Kardaan veovõlid vabad, võid Weisswabi teljed panna. Diferentsiaalid. Tuulutusega. Jah. Vaba.
elektrisüsteem. Elektrijuhtmedes paiknevad väljalaske või turbokompressori läheduses tuleb kaitsta kuuma ja tulekindla materjaliga. Mul ei ole turbokompressorit. Muud juhtmed on vabad eeldusel, et need vastavad originaalidele ja on korralikult kinnitatud. Ülitähtis. Juhtmed ei tohi olla kuskil niimoodi, et tiiva sees või kuskil pandud näiteks aku vahele või kui mingi pauk käib, et nad ei jääks plussjuhe näiteks kere ja kuskil mingi asja vahele. Kõik juhtmeühendused tooge eemale ilusti. Turvakaarega sama teema. Juhtmeid ärge vedage turvakaare ja B-piilari vahelt või siis sealt tagant diagonaalide vahelt. Tooge alati seest poolt. Käib pauk, juhtmed lühises, säde ja oma palju. Aku vaba, pinge peab säilima. Aku peab olema kindlalt paigaldatud ja positiivne klemm täielikult isoleeritud, et vältida kokkupuudet teiste metallosadega. Lätis peab massi oma ka olema. Aga kui ma lähen, mul vastab Eesti reeglitele. Ma saan aru. Siis ei pea ju. See turvaasju nad ikkagi pirisevad. Ühesõnaga võtta isoleer kaasa. Võta teip kaasa. J-poldid, see on ka nii naljakas sõna. J-poldid, need on need konksuga poldid, kus on keere üleval. Need on keelatud, välja arvatud, kui sul on aku originaalkohas, originaalkinnitusega ja sa pole seal midagi näppinud, siis see võib olla. Ainult metallklambrid on lubatud. Ehk kui sul originaalis on aku selle kummiribaga, siis see ei sobi. Nii, kui sa oled asukohta muutnud, tohib kasutada ainult kuivakut. See peab olema paigaldatud sõitjate istmetest tahapoole. Kuivakuks loetakse akut, mis on suletud tüüpi, sealed, ilma õhutusavade ja lekkekindel. Ja seal on siis non-spillable on tavaliselt pealkirjas. No see reegel tuli tegelikult 34 pärast. 34 on istme all. Kui see istme ära võtad, siis ta ongi sul juba toos. Jep. Nii, ja nüüd on huvitav reegel. Kui sa muudad seda aku asukohta ja sa kasutad kuivakut, siis sa pead kinnitama 2 metallvitsaga, siis sul on 4 M6 polti ja nende all peavad olema kerele keevitatud 3 mm pakkused ja minimaalsed 20 ruutsentimeetrise pindalaga metallplaadid. 4x5. Täpsustan üle, kuivaku ja ma ei rääkinud kattest midagi. Kuivakul ei pea sul katet olema. Kinni peab olema. Ja võid kasutada happeakut, aga happeakul peab olema siis tule- või vedeliku kindel konteiner ja see peab olema 4 M8 poldiga kinni ja samamoodi 3 mm 20 ruutsentimeetrit. Peavoolu lüliti. Kui sul on elektrisüsteem ümber ehitatud, ehk siis kui sa juba oled aku viinud pagassist sinna või sealt. Jah, pagassist. Kapoti alt viinud ka pagassi. Kui sa oled pagassist viinud kapoti alla, võid niipidi ka, keegi keela. Siis pead panema peavoolu lüliti. See on see suur rubilnik. Ja see peab siis katkestama kõik elektriahelad, mootori seiskama, sädemekindel olema ja sellele peab ligi pääsema seest kui ka väljast. Ehk siis väljast tavaliselt nad panevad selle siia klaasi alla. A-piilari külge või klaasi alla. Ja siis sa pead panema selle märgi. Kuigi ma olen tänapäeval näinud ka, et ei ole enam rubilnikud, vaid on elektrilised nupud lihtsalt, kui sa tahad. Sul on jah? Okay. Starter. Kõigil autodel peab olema starter ja peab olema töökorras. Võtsuauto peab käivituma starterist igal hetkel. Generaator on vaba, lihtne loogiline. Tuled peavad olema originaalid ja paigaldatud ja töökorras. Välja arvatud udu ja numbrimärgi tuled. Ehk siis udukad võid ära visata, numbrimärgi tuled võivad olla... Roostetanud. Nii, ka roostetud ei olla. Ei no, välja roostetanud. Ja lisatulesid, ehk siis kõik need leedid asjad, nende kohta räägib igal võistluse juht võistlejate koosolekul. Kas on, kui on mingi öösõit, siis tohib, tavaliselt päevasõit ei tohi kasutada, nii edasi. Üldiselt, kui nad mingid robustsed elajad ei ole, siis las nad olla. Kui sa jälitussõitu lähed, siis ei ole viisakas keerata seda katuse suurt tuld teisele tagaaknast sisse. Nüüd, elektrisüsteemile võid lisada kaitsmeid, originaalkaitsmekarpi ei või eemaldada. Originaalkaitsmekarp on lubatud vajadusel ümber paigutada. Turvapatjade kaitsmed peavad olema eemaldatud. Süütelukk. Kui sa võtad originaalsüütelukk ära, siis pead panema ka selle suure massilüliti ja siis samamoodi sisse, välja ja... Lukku pead ka eemaldama. Lukku pead ka eemaldama. Seda ei ole kirjas praegu. Jäta see meelde. See oli kuidagi ära kadunud. Ma juba kirjutasin üles. Nüüd lähme tuppa. Lõpuks oleti üks auto minu keha suurusega inimesele. Keegi pole siia neid torusid ette pannud. Aga nüüd järgmine punkt. Šalong. Nii, auto peab olema varustud esiistmetega. Tagumised istmed võib eemaldada. Ehk siis sa võid need ära võtta, aga sa ei pea neid ära võtma. Siis kui sul on kaar, siis sa pead need ära võtma. Mis asi sul on? Turvakaar. Jah, turvakaar, siis pead ära võtma.
lubatud on eemaldada müra summutavad isolatsioonimaterjalid ja põrandavaip. Tagant on eemaldatud, ees on alles. Aga võid täiesti tühjaks Võid tühjaks tõmmata, jah. Huvitav. Esiuste dekoratiivsete paneelide eemaldamine on keelatud, algsed peavad säilima. Ehk siis uksepolstrid, neid ära ei võta. Tagant võid ära võtta ju. Eesti ei tohi. Laepolstri, A-piilari ja B-piilari eemaldamine on keelatud, algsed peavad säilima. Ehk siis siin, Bemmil on see hea, et kui sa võtad tagapolstri ära, siis sa natuke säästad kaalu siin alumisosaga, sest need on ühes tükis. Aga ülemist osa ei tohi ära võtta. No kui kaar on, siis on päris suur töö ka, et seda saaks siia tagasi. Nüüd meil on siin elektrised gaasitõstukid on vabad, lubatud on vasak- kui parempoolse rooliga autod, tingimusel, et modifitseeritud auto on mehaaniliselt samaväärne ning osad ja tööpõhimõtted nagu originaalil. Ehk siis sa võid tõsta inglise autol rooli õigele poole, kui on tehtud tööd õigesti. Ja siis tehniline vaatab üle ja hindab, kuidas tehtud on. Jeps. Sa võid ka sõita valepoolse rooliga meie mõistes. Jah. Aga nüüd ütleb JDM, et pole olemas valepoole rooli. Ma sinna sihtsingi. Küll Eesti liikluse jaoks on valepoole rool olemas, ma varsti räägin selle. Nii, järgmine punkt on mul lemmik. Rooliratas on vaba, eeldusel, et on ümmargune ja kinnine. Kinnine nagu, et on kinni või? Ma mõtlesin, et ei või olla see kitirooli või olla. Kitirool ka ei tohi olla. Ja ümmargune peab olema. Ja siis sa ei saa seda ka, muu nais teeb seda heksagon rooli. Ei saa. See ka ei tohi. Rool peab olema ümmargune. Vau. Aga kui mul on see... Ketist. Ei. M-performance või mingi, kus on alt sirge. Pigistatakse silm kinni. Okei, originaalrool on lubatud. Ühesõnaga, kui sa tahad tuuningrooli, siis ära sirget pane. Lenksuure ka pane. Armatuur on kohustuslik. Keskkonsooli eemaldamine lubatud. Ehk siis selle kõik võid siit ära võtta. Ja kui on eemaldada, ei tohi jääda teravaid kinnituskronsteine. Ehk siin all on mingisugused poldid ja asjad ka, tikud, need lõika kõik maha. Ülioluline. Kus juures nendel enamusel on võimalik sinna tulekustuti panna, mis on väga hea tulekustuti koht. Näidikud. Järelturu näidikud peavad olema kindlalt kinnitatud. Salongis on järelturu mehaanilised näidikud keelatud. Tähendab seda, et sul näiteks õlirõhuandur peab olema anduriga või õlirõhu kell peab olema anduriga. Mitte siis, et sul õli jookseb siia salongi. No, kütus on veel hullem, et... Jah, ühesõnaga kõik on elektrooniline, mitte mehaaniline. Nüüd, istmed. E-märgistusega sportistmed lubatud, aga istme seljatugi peab olema reguleeritav. Ilmselgelt originaalistmed on lubatud ja keelatud on kasutada istmed, millel puuduvad peatoed ja millele tootja pole peatugesid ette näinud. Lada. Sigull, jah. Ühesõnaga... No mingid crownid ja asjad ja sellised. Jah, originaaliste, kui peatugi puudub, pead ümber vahetama. Sparko või midagi sellist. Jah, ja kui ma saan aru, et siin on pandud need istmed, näiteks Sparko R100 ja nii edasi, need on sellepärast, seal tegelikult e-märgistus ei ole. Jah, ja neid on tegelikult veel. Aga ta peab olema liigutav seljatoega ja ta võib olla sportiste. USAs on veel 1 miljon tootjat, Hiinas on 1 miljon tootjat, eks ole. Et kui tekib kahtlus, siis tehniline driftive.ee ja vastame ja vaatame pildid üle. Ehk siis eBay'sse pane recliner seat, mitte bucket seat, recliner seat. Kõik on hästi. Istme kinnitused. Kinnituse võib muuta istme sovitamiseks tingimusel, et tootja poolt ette nähtud istme kinnitused jäävad alles. Originaalkinnitusi ära ei lõika. Kinnituse vaatab üle tehniline komisjon ja teeb vajaduse vastava märke tehnilist kontrolli lehele. Ülioluline punkt. Auto, mille istme kinnituse tehniline komisjon heaks ei kiida, starti ei lubata. Ja nii lihtne ongi. Et arvatavasti vaadatakse üle, öeldakse, et kuule, su istme kinnitused ei vasta reeglitele, siis antakse sulle aega võib-olla, et kuni selle trennini. Laitse selle mööbli klambriga. No. Jaa, vaadatakse üle, kui sa teed korda. Jah, ehk siis kohe koju ei saadeta, aga kui sa kohe korda ka ei tee, siis on koju minek. Vaadake oma istme kinnitused üle, sest ma saan aru, et ma panen siia selle kruvi ja värki-särki, aga come on, see on su enda turvalisus. Pane põlt. Jah, see on su enda turvalisus, millest me räägime. Nüüd, turvavööd peavad olema algsed ja töökorras. Traksid keelatud. Paljud on küsinud, miks on traksid keelatud, mul on turvakaar juba autos ju. Ja värki-särki. Põhjus lihtne. Sa keerad üle katuse selle pilli, selle vööga sa saad niimoodi siia pikali visata ja kõik on hästi. Kui mul on siin traksid sees, ja kui sul on veel korviste, siis see katus, mul on turvakaar küll, aga tegelikult see katus hakkab voltima kuskilt siit nagu. Kas sa kujutad ette, et see katus voldib siit, ma näitan, siit maalt voldib see katus. Ehk siis originaalturvavööd, traks ei kasuta.
tulekustuti, vähemalt 1-2-kilone kustuti, mis on korrektselt kinnitatud ja asetsema sõitjale kergesti kättesaadavas kohas. Pagasnik ei ole kergesti kättesaadav koht. Me räägime siit piirkonnast, kuhu su käsi ulatub nagu. Ma just äsja kuulsin, et pagasnik on meie ühe kõigile tuttava inimese jaoks lihtsamini kättesaadav koht, kui sealt kõrvaistme pealt, sest kõht on ees, aga see ei loe. Siis tuleb parem koht leida. Ja. Aga ma seletan ka ära kiiresti, miks tulekustuti vajalik on. See on vajalik tegelikult selle jaoks, et toimuvad trennipäevad, väga palju trennipäevi asju ja seal ei ole pääste kohal. Et ma olen väga palju kuulnud, meil on pääste kohal ja miks meil see tulekustutit vaja on. Vot sellepärast on vaja, et te käite ka mujal sõitmas ja meie ikkagi tahame, et ellu jääksite, et autod saaksid sõita ja sellepärast on see tulekustuti kohustuslik. Ja kui on mitu autot, siis saab juba ühe päris suure kustuti kokku. Ja tegelikult ütleks veel, et selle asemel, et kustuti pealt kaalu kokku hoida, pane suurem kustuti ja jätta üks McDonald's vahele. Täpselt. Et tegelikult selle väikse kustutiga, sellega sa võid seda autot visata ja siis ära joosta ja sellega väga ei kustuta midagi, et pane suurem, kui saad. Nii. Kiiver. Võistluse ajal peab sõitja kandma FIA homologeeringuga kiivrit. Homologeering võib olla aegunud. Aga kas FIA homologeeringuga kiivrid on ka tsiklikiivrid olemas? Ei. FIA homologeering tähendab kohe, et see on autospordi kiiver. See on autospordi kiivrid. Võib olla lahtine kiiver ka? Võib olla lahtine kiiver. Ja, aknad on kohe kinni. Igasugune kiivrite modifitseerimine on keelatud. Kaamera kinnitused kiivril ei ole lubatud. Üheski klassis, üheski võistlusmomendis. Nüüd tuleb jälle üks mu lemmikpunkt. Kiivrit võib dekoreerida ainult sertifitseeritud värvija, kasutada võib vaid tootja lubatud värvaineid ja kiivriga peab kaasas olema värvija poolt väljastatud sertifikaat. Ehk väga palju on ringlenud see müüt, et kiivrit ei tohi värvida. Võid küll, aga ära tee seda kodus spreivärviga, vaid otsi paberitega serdiga maaler, kes uurib tootjalt, mis värviga, mis tingimustes võib seda kiivrit värvida. Tema teeb selle värvitöö ära ja siis ta kirjutab sulle kas või paberi peale. Mina, see maaler, sert number see, värvisin selle kiivri ja see kiiver vastab tootja nõuetele ja nii lihtne ongi. Ja nüüd sa lähed tehnilisse, näitad oma kiivrit, tehnilt, mis asi see sul siin on. Ja siis sa näitad seda paberit ja tehnilt ütleb okei, kõik õige. Nii lihtne ongi. Ja kiivrisuka kasutamine on soovituslik. Ehk siis street-klassis sa ei pea seda pähe panema, aga soovitan soojalt. Nii, nüüd siia selga. Meil on vaja panna ühes tükis kogu keha kattev kombineesioon. See on nii raske sõna, kombinatsioon. Overall. Kombekas. Soovitavalt spetsiaalseid sõiduriideid, mille homologeering võib olla aegunud. Võib ka kasutada kardi või mehaaniku kombineesooni. Kas päriselt on kombineesoon eestikeelne sõna või? On, jah. Kombineesoon. Tegelikult kasutada ka õlinäpu kombet. Mitte midagi ütleme kombe siis. Kombineesoon. Sünteetilised kergest süttivad riided on keelatud, ehk adidressiga ei tule. Isegi kui see on sul ühes tükis, siis kiledressiga ei tule. Nendega käid poes. Nõutud on kinnised jalanõud, sandaalidega ei tule. Kroksid ei ole teema. Sokid üle pahkluu, ei tule madala selle. Sportsokiga ei tule. Ja FIA homologeeringuga tulekindlad sõidukindad. No need sõidukindad maksavad mingi 40 € alates või? Korralikud ikka, mis vastu peavad, on sott. No aga ütleme 40-ga sa saad tegelikult asja, millega saad sõita. Ehk siis ei ole nagu mingi ulme välja minek nagu siin kohal. Tegelikult on ju ka järelturul neid saada. Aga see on just sellepärast, et kui läheb midagi põlema või on klaasikillud, et sa saad autost välja, saad teisi aidata, mida iganes. Ja kindaga on palju parem sõita ka. Nii, võistlusauto, millega soovitakse teha vabatreeningul kaasreisija sõitu, peab olema läbinud vastava tehnilise kontrolli. Kaasreisijaga vabatreeningu sõituteks tehakse märge Ready. Seal all on, aga seal eelmise aasta omadel, vaata klaasi all, eelmise aasta omadel ei olnud seda märget peal veel. Nüüd tuleb märge kõikidele klassidele. Väga hea. Sellepärast on see märge, et näiteks semi-proos ja proos sul võib olla ainult juhi iste autos. Streetis sul selles mõttes on keeruline, et sul peavad olema 2 esistet. See on reeglites kirjas. Nii, kaasreisijaga sõitu. Jaa. Kaasreisijaga sõitu tegeva auto lisanõuded. Võistlusauto peal on kõrvalistu iste. Niikuinii on sul see. Iste ja vööd peavad vastama samadele nõuetele, mis juhi oma. Ja varustus, kogu keha katvad vähe tuleohtlikud riided. Kiiver peab vastama juhi varustusele. Kinnised jalanõud, pikad sokid, mis katavad pahkluu ja kindad. Ühesõnaga 2 identset venda autos laias pildis. Nüüd,
Siin on siis kokkuvõte, et kes võib muudatusi teha, see ei ole meil hetkel siin auto otsas asjas teema. Kui on küsimusi, tehniline@driftime.ee. Ja nüüd veel. Kõige tähtsam. Meil on nüüd auto valmis. Ja nüüd me rääkisime sellest tehnilisest kaardist. Kedagi kohale kutsuma ei pea. Selle tehnilise asja vaatab üle ja siis tehakse see kaart, kui see kaart tuleb esimesel võistlusel. Millesse sa sisened? Jah, millesse sa sisened. Praegu on siis jutt, et see aasta... Okei, me räägime. Ühesõnaga, me üritame jõuda praegu sinna kohta, et see aasta kõikidel, kes osalevad, on see tasuta. Muidu on see 25 eurot. Ehk mina soovitan, kirjutage see 25 eurot omale eelarvesse ära. Igaks juhuks. Ma tegelen selle asjaga. Kui seda ei tule, siis teil on 25 eurot üle ja kui tuleb, siis teil on see 25 eurot, et see maksta. Nii. 10 liitrit kütust. Jah. Siis sul on vaja sõitja litsentsi. Sõitja litsents on niimoodi. Street-klassis on sul vaja siis rahvaspordi litsentsi. Rahvaspordi litsents. Kui sa tuled ainult ühele üritusele, võid sa osta ühekordse litsentsi, see on 30 eurot. Terve hooaeg on 90 eurot. No tehke arvutused ise. Miks on litsentsi vaja? See on siis... kolmandate osapoolte vastutud. Jah. Ühesõnaga, driftis seda ei saa juhtuda, kui sa sõidad rallis kellelgi selle köögimööbli puruks, siis sina ei pea selle köögimööbli eest maksma, vaid ralli korraldaja tegeleb selle asjaga. Nüüd meil on siis osavõtutasu. Osavõtutasu on per võistlus 125 eurot. Selle eest sa saad ühe võistleja pileti, 2 meeskonnapiletit, refivahetuse, reklaamkleevised ja võistlusnumbri. Võistlusnumbri saad ühe korra. Kui sul kaob see ära, maksad 15 eurot. 15 eurot. Ja saad selle uue. Ukseklepsu ja aknaklepsu ja katuseklepsu. Vaatame, mis me teeme see aasta. Ja lisaks siis infoks, et lisaks saad osta 3 pääset, need on -5 euri. Saad osta juurde siis enda osavõtutasust, ürituse pileti maksumusest 5 eurot odavamalt saab osta 3 piletit juurde. Ja street-klassis sarjamaksu ei ole. Arutame kokku. Nii, terve hooaeg 90 eurot. Oletame, et tehniline kaart maksab 115 eurot, siis on kokku nüüd, pluss 25. Ja siis paneme selle 125 juurde. 750 hooaeg. Mitu võistlust tuleb see aasta? 6 oli vist, 5 või 6. 5 või 6. Kalender on juba olemas. Otsa sai. Ja saimegi striidi auto ehitatud. Esimesel võistlusele jõudsime ka. Nüüd teate, mida maksma peab, kui palju maksma peab, mis ma autoga teha tohin, mida ei tohi teha. Nüüd võtame siis järgmisena semi-pro ja pro-klassi autod ette. Ma esitan sulle challenge'i. See sama auto siin. Nii. Teeme tal nipet-näpet asjad korda esimesel etapil street-klassi. Ei taha. Teeme ikka. Ma ei taha. Challenge. Ma ei oska sõita nii lahe autoga. Ei taha. Challenge. Ma võin sellega sõita. Ei, come on. Hold my beer. Ma ei taha. Hold my beer. ei näeda mind selle Bussi! See on 46 kompakt. Sellega sa vaid pimedas sõita. Tead, kui hea seda sõita on. See ongi läbi nüüd. See oli juba läbi sai. Või saad veel või?